kunagi ammu, see oli 2006, 2007, käisin ma Urmas Purde koolitusel, mida ta tegi koos Peep Vainuga. Aga seda koolitust viis läbi Urmas Purde, kes tänaseks on meie seast juba lahkunud. Selle koolituse nimi oli vaimne läbilöögivõime müügis, kui ma õigesti mäletan. Et üks harjutustest oli, kus nool tuli murda siis kurgukaevu ja seina vahel pooleks kehajõuga, ilma käsi kasutamata. Ja paar tükki tegid katki ja pooled ei proovinud. Ja mina proovin ja mul ei õnnestu. Ja kuna ma olin selline kangekaelne kogu aeg olnud, et ma pean ju selle puruks saama, et mis mõttes ma ei saa seda puruks. Ja ma proovin ja mul on kael juba valus ja punane ja ma ei saa seda noolt puruks. Ja siis ma istusin tualetis potikaanele ja lukustasin seespoolt ukse ja mõtlesin, et miks ma seda noolt puruks ei saa. Ja ühel hetkel tuli mulle taipamine, et ma olin kõigest väest tahtnud seda noolt puruks saada ja ma olin seadnud eesmärgi, et ma tahan selles töökohas, kus ma olin just värskelt alustanud, ma tahan saada selles turuliidriks. Ja ma ei saanudki aru, et mis mõttes, kas ma siis ei saagi nagu turuliidriks, et mu unistus ei lähegi siis täide. Ja siis seal poti peal seda mõtet mõlgutades ma sain aru, et ma olin tegelikult oma soovi valesti püstitanud. Et ma sain aru, et minu soov on tegelikult hoopis teissugune. Ehk siis minu soovi sõnastus on hoopis teissugune. Ja sel hetkel mul nagu tuli täiesti suur selline taipamine ja teadmine, et ma nüüd saan aru küll, mis mu soov on. Et ei ole ühtegi asja, millega ma hakkama ei saa. Et ma saan ka siin, selles positsioonis, selles töökohas kõigega hakkama, mida ma vaid soovin. Ehk siis, et kui ma enne soovisin saada turuliidriks, siis nüüd ma sõnastasin selle soovi hoopis teistmoodi, et ei ole ühtegi asja, millega ma hakkama ei saa. Ma läksin tualetist välja, ma võtsin kiirel sammul tagasi minnes oma laua pealt noole, asetasin ühe otsa vastu seina, teise otsa kurgukaevule, vastusin sammu ette ja nool lendas 3 tükiks. Kogu grupp vaatas, et mis sinuga nüüd juhtus. Ja ma kirjeldasin, et ma olin tegelikult oma soovi endale püstitanud sellise, mida mul oli raske ületada. Ja kui ma vaatasin oma tegelikule soovile otsa ehk tõele otsa, siis ma sain aru, et tõde oli see tegelikult. Et ei ole ühtegi asja, millega ma hakkama ei saa. Ja ma saan oma teekonnal ka sellega hakkama, et ühel heal päeval olen ma võib-olla turuliider. Ja tegelikult läks mööda 1,5 aastat, kui ma olin selles ettevõttes turuliider.